Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Toomas Piik, tere. Tere. Ja tema on siis valgustöötaja. Ja mina nägin esimest YouTube'i videot aastal 2021 koos Kaia-Liisa Reinutiga, mille pealkiri oli siis valgustöötajate ühistöö tulemused. Kas sa selgita natuke inimestele, kes on valgustööline, millega sa igapäevaselt tegeled, kuidas sa selleni jõudsid? Valgustöötaja kui selline, vähemalt minu mõiste järgi, ma ei usu, et meil on tegelikult ühtset mingisugust sellist standardit, mis vastab siis valgustöötajale, mis ei vasta. Aga valgustöötaja on siis inimene, ta võib muidugi ka humanoid olla, aga reeglina on inimene, kes teadlikult püüab arendada ennast ja enda ümber olevat maad, maailma, ütleksin niimoodi. Ehk siis reeglina valgustöötajad mediteerivad see regulaarselt. Neil on, alati on nagu energiat koos. Neil on kõrge sagedus ja nad teevad ka ühismeditatsioone erinevate eesmärkide nimel. Muideks varsti tuleb selline aeg. Siin on aega tervelt vist üks päev. Oho. Ja kui tehakse ühismeditatsioon ülestõusmisportaali avamiseks. Aga see on nagu eraldi teema. Ehk siis jah, valgustöötajad aktiivselt võtavad osa meie maa ettevalmistamiseks uue maa tulekuks. Aga mis see uus maa on? Uus maa tegelikult mõnes mõttes on see nagu tagasiminek Tartaaria aegadesse, kus tehnoloogia arenes vabalt, energia oli õhust võetav, kõik ei olnud mingit elektrikütte ega veearveid, võib-olla veearved olid. Mulle ei ole ükski sattunud kätte igatahes Tartaaria ajast. Ja meil on, minu teada on näiteks Ameerikas umbes 6000 patenti, mis on pandud kalevi alla, kõik need puudutavad vaba energiat. Neid lihtsalt ei lubata, sellepärast meil on vaja naftat müüa. Ehk et siis Tartaarial nagu elektrijuhtmeid ja poste ei olnud, jah? Ei. Kõik tuli vabalt, kõik. Ja kõik need niinimetatud meie praegused kirikud olid tegelikult mõeldud elektri tootmiseks ja võib-olla ka säilitamiseks. Ma olen näinud pilte sellest Tartaaria ajastust, et kõik naised käisid ilusate kleitidega ja olid hästi siuksed uhked mingid kõik mööblid ja asjad, et mis juhtus selle Tartaariaga üldse? Tartaaria kadus suure veeuputuse aeg, see oli umbes aastal 1854-55 umbes. Päris hiljuti siis? Ja see on päris hiljuti, jah. Et meie viimane veeuputus ei olnud 1000 aastat tagasi. See on nagu meie teadlaste tüüpiline nõks lükata kõik kuskile kaugele minevikku, et ei oleks võimalik sealt enam midagi uurida ega vaadata. Aga tegelikult jah oli nii, et toimus totaalne katastroof, mitte ainult Tartaarias, vaid üle ilma ja suure võimalusega sellel ajal tekkis ka Sahara kõrb, mida jälle öeldakse, toi ikka miljonid aastad ja nii edasi. Et uurida ei saaks. Jah, muideks Sahara kõrbes on arheoloogilised kaevamised keelatud. Sest põhjusega, et seal all on ju terve tsivilisatsioon maetud, eks ju. Ja sellest on olnud väga palju juttu, sellest üleujutusest, sellest mudavoost ja sellest savist, kus siis ka Eestis vanalinnas on ju esimesed korrused kõik poolenisti muda all, eks ju. Ja kõige vähem sai kannatada siis Inglismaa vist oli ja veel kuskil Norramäed või kuidagi nad hoidsid natuke kinni seda voolu. Jah, põhja poolt sealt. Aga jah, Tartaaria pühiti maha täiesti nulli. Eesmärgiga, põhjusega, teadlikult? Mul ei ole selle kohta informatsiooni, kas see oli nagu tehis või oli see nagu kogemata mingi asteroidi poolt põhjustatud ja meie maa nagu nii kliima kui ka meie
mandrid ja eluolu muutus nagu totaalselt. Ehk siis valdav enamus sai surma, selle kohta on pildid Peterburist, Moskvast, teistest suurlinnadest, kus on tehtud veel vanaaegse tehnoloogiaga fotod, niisugune panoraamfotod, kus siis kogu linn on tühi. Majad on alles, on näha, et on korrused, on seal aknad on veel selle muda all, eks ju. Aga ühtegi inimest ei ole. Mõni üksi kobune jookseb ringi kuskile muud sükest asja. Ja no küll tegelikult väike kahtlus on, ma ei saa seda kuidagi tõendada, aga väike kahtlus on, et see oli kuidagi kunstlikult tehtud. Ja niisuguseid asju on enne ka olnud varasemalt. Ja pärast seda, kui see vesi, ühesõnaga see kõige hullem siis mööda läks, eks ju, loomulikult kadus kogu side, keegi ei teadnud, mis toimub, üle ujutati ju kogu toit, läks nii-öelda kõik mandus, selles mõttes toimus. Keegi jäi siis ellu ikkagi? No ikka keegi ikka alati jääb ellu, jah. Ka seal, ütleme, kui ma olin kosmiline sõdur ja ma oma grupiga, mis koosnes siis 400 mehest, läksime kuskile vallutama, siis alati kuskil keegi jäi ellu või põgenes mingi kapsliga minema või midagi taolist. Vaata, kohe tuleme nüüd selle juurde, kuidas sinust kosmiline sõdur sai ja mis sa seal tegid? Ja siis sõnaga, kui selle veeuputuse kõige hullemad järjed või tagajärjed hakkasid juba taanduma, ehk siis maa kuivas sai seal käia, eks ju, sellest on ka räägitud, et miks käisid inimesed täiesti, mitte invaliidid, vaid tavalised inimesed käisid kepiga. See oli selleks, et katsuda, kas sinna on võimalik astuda või mitte. Selline teooria väljas, ma ei oska öelda, kas oli. Muideks Chaplini filmides on ikka see mingisugune kõrs on alles, millega ta kogu aeg seal manipuleerib ja ma lollusi teeb, eks. Aga siis tänu nendele, kes seal ellu jäid, ongi meieni see Tartari info üldse jõudnud, et nemad siis nagu rääkisid edasi oma lastelastele. Seda ma ei oska öelda, sellepärast, et see, mis seal aset leidis, oli äärmiselt kole. Toimus üksteise tapmine toidu nimel, toimus üksteise söömine ellujäämise nimel ja sellepärast mul on üks, ma ei mäleta, kas 2-tunnine vist on üks film Vene autorilt, kes siis umbes seda olukorda kirjeldab ja et see nagu loogiline on, et see nii oli. Ja siis hakkasid tulema kokku nagu teatud grupid, kuna grupis on ju kergem ellu jääda ja naabergrupp ära tappa ja ära süüa, eks ju. Kes siis seda ei tea on ju. Ja siis sellises vaakumis toodi meile kuskilt palju lapsi, kes olid kloonitud, kuid kes olid paljunemisvõimelised. Ja neid toodi hulka, sellest on muidugi ka pildid olemas. Piltide peal on näha, kuidas nad on tõsi küll erinevalt riides, aga näiteks 4 tükki on kõik ühe näoga. Järgmise pildi peal on 5 tükki ühe näoga. Siis kui nad on juba suuremaks kasvanud, siis on näha näiteks täiskasvanud inimesed samamoodi. Nad on nagu nelikud, kolmikud, kõik ühtemoodi, eks ju. Ja meie põhimõtteliselt oleme, ma ei ütle, et kõik, aga me oleme mingil määral kindlasti nende järeltulijad. Kloonide järeltulijad, jah. Keegi kindlasti vaidleb vastu, teeb Toomas, sul on jälle tabletid hommiku võtmata. Mis sa ajad siin hullu juttu meile? Aga praegust on nagu selline olukord, et uue maa tulekul, jah, meil tegelikult see info avaneb juba tegelikult natuke varem. Kuidas, miks jaoks ja nii edasi. Ehk siis me saame selles mõttes targemaks ja võib-olla me saame teada ka seda, kas Tartaaria hävimine oli planeeritud. Näiteks nagu meie sigade tapmine praegust oli planeeritud aktsioon, see ei olnud nagu juhuslik ja nii edasi. Ja mis selle taga oli siis, miks nad tahtsid need sead ära tappa? Selle taga on süstemaatiline põllumajanduse hävitamine ja praegust toimub süstemaatiline Eesti Vabariigi hävitamine. Et
nii see on, et ei ole mõtet nagu imestada selle üle, aga ma usun, et see ei kesta enam kaua. Ei ole ka väga palju enam hävitada, eks ju. Aga üldiselt on ju globalistide plaan selline, et näiteks hävitada kõik rahvuslikud valuutad. See on juba praktiliselt ju toimunud, eks ju. Inglismaa jättis endale, Rootsi jättis endale oma raha, eks ju. Siis järgmiseks on vaja hävitada kõik rahvusriigid. Et Eesti võib-olla on ka mingil määral selline, kuidas öelda, näidis, et kuidas rakendada erinevaid võtteid, et rahvusriik hävitada. No mis meist saab siis, kui me rahvusriik enam pole? Ei no plaan on selline, seal on igasuguseid plaane. Üks plaan on jah selline. Euroliidu ülesanned, Euroliidul on 2 ülesannet. Likvideerida siis kõik meie erinevad valuutad ja teine ülesanne on kokku kukkuda. Praegust hoogsalt muideks läheb sinnapoole. Ja siis on globalistide või ka satanistide, kuidas me nimetame globalistideks on võib-olla viisakam sõna, eks ju. Nende plaan on siis niimoodi, et nemad võtavad üle kogu maailma valitsemise, mis nad tahtsid teha juba pärast esimest maailmasõda. Aga millegi pärast see ei õnnestunud. Lootsid teise maailmasõja peale. Jällegi kõik vastupidi jakanud paluma abi kusagilt, vaid hakkasid oma linnu ja riike üles ehitama ise, eks ju. Ootamata mingisugust erilist abi kuskilt. Ja praegust nad on nagu väga kannatlikud, nad on väga sellised planeerivad nagu pikalt ette neid asju kõike. Ja mul on küll tunne praegust, et ka see ei teostu, sellepärast et praegusel hetkel Hazari maffia ei ole, see on üks selline organisatsioon, kes on ka nagu varivalitsuses, seal on näiteks nende peal on veel jesuiidid ja jesuiitide peal hetkel vist ei olegi kedagi. Varem oli seal veel nii-öelda mittemaine valitsus, kes siis seda andis edasi käske jesuiitidele. Jesuiitidel muidugi on ammu ilma juba maailma valitsemisplaanid olemas, nii et need ristuvad jällegi globalistidega, ma ei tea, kuidas nad kavatsesid nendega hakkama saada, aga okei. Igal juhul me läheneme praeguses olukorras me läheneme tegelikult oma selle maatükiga, mida nimetame maaks. Me läheneme vääramatult oma galaktika keskme suunas ja meie sagedus tõuseb meie ümber ja kes on midagi kuulnud 5. dimensioonist, siis me sinna läheme vääramatult. Ma ei tea, millal täpselt. Et seda me võime nagu eirata, võime ka mitte. Me võime näiteks kokku leppida, et Soome lahte ei ole olemas, aga siiski ta on, eks ju. Me võime isegi allkirjastada lepingu, et seda ei ole olemas, aga ta ikka on. No vaatame. Jah, isegi paistab ära. Ja nii on selle uue maaga on samamoodi, et praegusel hetkel globalistidel ei ole kõige paremad ajad. Nendega eriti ei taheta koostööd teha ja valged baretid, kes on tegutsenud juba vist aastast 1997. Mis need valged baretid täpsemalt on? Kes need on? Valged baretid irdusid Saksa laevastikust. Ma ei pea silmas neid laevu, mis mere peal on, vaid need, mis on kosmoses. Aha. Nad irdusid laevastikust umbes 20 laeva, kellel oli kõrini nendest inimröövidest, orjakaubandusest ja moodustasid omaette sellise grupi. Ma ei tea, kes neid valgeteks baretideks hakkas nimetama. Ja sealt see sai nagu alguse, seal on nagu väga rahvusvaheline seltskond muidugi. Me räägime siis kosmilisel tasandil. Jah, kosmilisel tasandil, jah. Et neil on oma esindaja, nad on mingil määral nagu pildil. Näiteks Benjamin Fulford mainib neid nagu praktiliselt kogu aeg iga kord oma aruannetes, mis ta saadab. Ja siis nad tegutsevad, neil on ju tehtud titaanlik töö maa-aluste tunnelite vabastamisel. Ehk siis seal on 3 tasandit tunneleid, transport
mis seal liikus, oli umbes 25 000 kilomeetrit tunnis ja seal oli kõike, mida iganes, seal on all linnad tehtud, jällegi vaba energia peal loomulikult. Keegi siis elab maal linnas? Keegi elab seal maal, loomulikult ta hoiab üleval need, see on mingi vähemus, kes hoiab üleval seda kogu seda tehnoloogiat seal. Mingil määral on ikkagi vaja seda hooldada, eks ju. Seal on tohutud toiduvarud mingiks, ma ei tea, 100 aastaks, eks ju. Ja seal on valgustus, puud, pargid, linnud laulavad, eks ju. Me räägime siis nagu mingil teisel tasandil kuskil nad paralleelis. Ei, see on füüsiliselt maa all. Täiesti füüsiliselt. Hakkad kaevama, lõpuks jõuad sinna välja või? Jaa, hakkad peenraid kaevama, jõuad tunnelisse. Tegelikult on nii, et jah, meie nii-öelda kaevurid, kes siis maaki kaevavad, on jõudnud sellistesse tunnelitesse ja siis antakse kohe käsk ruttu kinni müürida kõik ja ots ringi ja minema sealt. Ja mitte üksi nendesse, vaid need on jõudnud ka teistesse maa-alustesse tunnelitesse, mis on juba tehtud mingisuguse eelmise tsivilisatsiooni poolt, mis meie maal on olnud. Ja need tunnelid, alguses oli plaan, et nad lasevad selle vett täis. Seal oli ju, see maht on nii tohutu. Ja siis selgus, et nad ei saa teha seda. Sellepärast, et golfi hoovus oleks seisma jäänud. Tähendab, et meil oleks tulnud uus jääaeg. Ja siis nad ei teinud seda, aga muidugi jah, ega nad kasutavad kosmilisi relvi, seal muud ei aita loomulikult ja siis ega siis vastaspool ka ei ole nagu veel päris papist poisid, eks ju. Aga kuidagi neil on õnnestunud vallutada need kohad ja ma mäletan, oli siis kui ma olin ise veel kosmiline sõdur, siis ma mäletan isegi ühe korra ma päästsin ära ühe grupi valgeid barette, kes läksid tegelikult, ma ei tea, kas kinni võtma või ära tapma kimääre. Kimäärid? See on vist vale sõna, ma mõtlen praegust. Need olid sellised kõrged olendid, kuskil 12 meetrit kõrged ja nemad tulid vist esimene kord aasta 68 siia. Ja nemad olid ka sellised suured valitsejad, suure nii-öelda mõjujõuga ja siis neil oli seal kuskil Kesk-Aafrikas oli üks peakorteritest. Ma käisin seal neil oli siuksed asjad nagu topletpommid olid neil olemas. Üks pomm oleks hävitanud terve maa. Ja siis ma korjasin sütikud kokku. Sina? Jah, käisin seal nende nii-öelda koopas ja korjasin sütikud kokku ja siis need muutusid kõik kasutuks. Pärast valged baretid vedasid need oma lattu kusjuures. Mis nad tegid nendega siis? Ei, neil ei olnud eriti midagi teha, aga selles mõttes, et võib-olla mõni fanaatik lihtsalt läheb ja kuidagi paneb selle plahvatama. Oota, aga räägigi nüüd natuke sellest, et kuidas sinust sai kosmiline sõdur ja kuidas sa tavainimesele seletad, mis see on? Sa päriselt käidki ja toimetad ja... See tuli nagu vaikselt selles mõttes, et sellel ajal, ütleme nii, jah, mul ei olnud nagu mingisugust õpetajat sellist, et vaata, tee nüüd nii ja ära nii tee ja siis ma hakkasin vaikselt ajas liikuma edasi-tagasi ja siis ehk et olid meditatiivses seisundis ja hakkasid liikuma või päriselt füüsiliselt läksid, jalutasid kuskile või? Ei, ma lähen mõistusega. Ehk siis minu meelest kehast välja minna on natukene ohtlik. Sellepärast, tõsi jääb see niit, eks ju, aga kui keegi taipab selle niidi katki lõigata, siis on halvasti, ütleme nii. Ja see niidi katki lõikamise tõenäosus on tegelikult ju päris suur, on ju? Et ma tean, paljud unenägude ajal käivad, et sellest niidiga on seal nii-öelda kinni, aga kui keegi tuleb ja lõikab. Jah, see võimalus on täitsa olemas ja siis me nagu kaotame iseennast, ütleme nii. Ja minust sai sõdur kuidagi nagu, mul oli abiline, kes tegelevad vaimsete praktikatega, neil praktiliselt kõigil on abilised. Tegelikult on nii, et igal inimesel on oma toetajad ja oma nagu hoidjad ja sellised kaitsjad mingil määral. Nad haldavad tihti peale mitut inimest ja alati nad nagu
tegelevad rohkem selle inimesega, kes tegeleb vaimsete praktikatega, püüab ennast nagu ülespoole tõsta ja ka nii-öelda valgustöötajaks saada, eks ju. Või tal on potentsiaali, aga ta ei ole nagu selle asjaga kursis, ta ei ole kunagi kuulnud mediteerimisest midagi, aga tal on nagu potentsiaal tõusta kõrgele, siis ka neid hoitakse nii-öelda, et nad ühel hetkel siis ärkavad üles ja siis tõusevad kiiresti üles. Aga mul oli jah niimoodi, et mul oli üks sõber, keda ma nimetasin surmaks. Ta oli, tihtipeale ta tuli minu juurde sellises eelmise sajandi riietus nagu selline farakk, kikilips ja siuke kõva kibar oli peas. Aga tema, miks ma teda surmaks nimetasin, oli see, et tema rassile kuidagi oli iseloomulik see, et kui ta midagi puudutas, mingit elavat asja, siis see suri lihtsalt. Aha. Vähemalt... Ehk see sõber surm ei olnud mitte füüsiline inimene, vaid see on siis ikkagi... Jaa, oli astraalne. Ja temaga me olime koos, ma ei tea, võib-olla 15 aastat. Oho. Aga noh, kui vana sa olid, kui sa avastasid endale suksed need võimed ja mõistusega rändamise ja astraalmaailma? No üle 30 ikka. Siin oli jah, üle 30 ja siis jällegi, öeldakse, juhuseid ei ole, eks ju, vaikselt hakkas tulema niimoodi. Hakkasin, praegust on veel jah, nagu nii nägemine kui kuulmine olemas ja ma suhtlen erinevate olenditega. Aga jah, ma olen nagu pikka mööda küpsenud nagu ahju pandud lambakints, eks ju. Lambakints. Et mida kauem ta seal on, seda maitsam ta tuleb, eks ju. Ja siis minuga oli jah suhtus sama asi, et ma nagu vaikselt arenesin, mul olid mõned sõbrad, siis selgus, et ma vastasin erinevatele rünnakutele, astraalsetele, siis vahepeal tõi see surm mulle omad nii-öelda sõbrad sinna, samasugused nagu ta ise, aga neid oli 400 tükki. Et selles mõttes oli ikka... Mis tegid nendega siis? Me käisime valutamas erinevaid planeete. Aha. Ja kes olid näiteks vaenulikud inimeste suhtes ja tegid igasugust jama kokku ja varastasid ja meie energiat ja nii edasi. Ja või suurte laevadele tegime rünnakuid neid. Seal valgustöötajate ühistöö tulemuste videos siis YouTube'is esimesed need osad, mis te seal olete teinud Kaia-Liisaga, põhiliselt see teema ongi ju see, kuidas sa nii-öelda planeeti kaitsed, eemaldad seal mingeid parasiite ja asju ja räägi natuke, et mis sa täpsemalt seal teed, kuidas sa teed, kellega sa viga teed? Siis olid mul, sellel ajal olid mul olemas süksed abilised, keda ma nimetasin tulemadudeks. Nad olid erineva suurusega ja siis nad korjasid kokku negatiivset energiat, korjasid kokku hirmuenergiat, nagu igapäevaselt toimus selline asi. Ja see oli üsna efektiivne tegelikult, sest need energiat varsti hakkasid kaduma. Inimesed muutusid nagu... Planeet maa pealt siis? Jah, meil tegelikult ei ole seda planeeti päris, aga me oleme selle planeedi üks osa. Aha. Meil on hästi suur planeet ja tõepoolest ta on ümargune, aga meil seda on lihtsalt nii suur, et me ei adu seda ümarust. Ja... Aga kui see, mis meile näidatakse, on üks osa, mis need teised osad siis on? Kus need teised osad on? Mida sa oled rääkinud Antarktikast, on ju, et jäämägede taga on seal midagi? Ja, on küll, jah. Need on igal pool tegelikult, aga meil on tehtud piirang. Ma ei tea, kas teistes tsivilisatsioonides on seda piirangut tehtud, teistes, kuidas öelda, üksustes, kes on samamoodi. Igatahes meil on see piirang olemas suure jäämäe või jäävalli näol, eks ju, et seal on võimalik sellest läbi minna. Inimesed on läinud või? Ja on. Tulnud tagasi ka. Esimene selline kaart trükiti aastal vist 29 Ameerikas, kus siis... minu meelest olid vist Buda mungad keegi, kes selle nagu avaldas ja ka kirjeldus sinna juurde, et sealt on võimalik läbi minna, sealt on võimalik läbi minna. Ja meie ümber jäävalli taga on ju kontinendid, mis on veel suuremad kui meie omad. Ja seal elavad inimesed või kes seal elavad? Jaa,
seal elavad inimesed valdavas enamuses, tegelikult on kosmoses enamus liigid ongi humanoidsed. 2 kätt, 2 jalga. Noh, kehakuju varieerub, kõrgus varieerub, näokuju varieerub, aga valdav enamus ongi sellised. Siis on olemas ju veel igasuguseid muid, mida nagu meie fantaasia võib-olla ei võta kinni, eks ju. Et see on ka elav olend. Ja sellel ajal jah, ma püüdsin kinni tulemadudega, neid oli nagu 5 tükki kõrvuti ja siis nad katsid ära tegelikult kogu meie teadliku territooriumi. Ja siis jah, nad võtsid sealt, korjasid kokku neid negatiivseid energiaid, et inimesed ei kardaks nii õudselt ja hakkaks nagu mõtlema oma peaga, mis on siiani keeruline protsess. Ühesõnaga, sa nagu toetad seda inimkonna arengut või ülesärkamist? Sellel ajal ma lihtsalt toetasin sellega, et ma korjasin kokku negatiivset energiat. Praegusel hetkel on igapäevaseks tööks parasiitide nii-öelda ülekirjutamine. See tähendab seda, et näiteks parasiidid, kes käivad meie energia kallal, tegelikult neil ei ole mingit luba siin olla üldse. Ja praegu juba, aga nad ikka tulevad siia, eks siis seadused on ju sellistele nagu korralikele normaalsetele inimestele, eks siis pätid ei tea sest midagi. Reeglid on selleks, et neid rikkuda. Jah, just neil on täitsa poogen, et meil on selline seadus olemas siin, eks ju, kosmilised tasandil. Ühesõnaga need parasiidid, kes siis inimeste kuidagi kallale tulevad ja midagi siin susserdavad või? Jah, kõik see asi, mis käib praegust astral tasandil, ütleme valdav enamuses, et nad siia tulevad ja meie energiat röövad, see ongi kõik osad, väga palju haiguseid on seotud sellega. Tean, sa just tahtsin öelda, et koroona ajal näiteks rääkisid, et need inimesed vist, kes haigestusid, neil oli niisugune mingi halli värvi parasiit kuidagi nagu vestina seljas või? Ei, sellel ajal oli selline asi nagu, selle asi oli ogavalk. Ja see ogavalk oli nagu nakkav mingil moel, ühesõnaga kandus ühelt inimeselt teisele. Astraalis siis? Jaa. Ja siis selle vastu ma soovitasin, et võtke endale selline õbedane ülikond, kui te lähete avalikku kohta. Praegusel hetkel olukord on muutunud, ogavalku sellisel kujul enam ei ole, süstimist ka sellisel kujul ei ole ja inimesed, kes natukenegi on ärganud, saavad aru, et ka tavalises teetanuse süstis ei pruugi olla ainult teetanus sees, eks ju, sest globalistide plaan on hävitada ju inimkond, vist palju nad seal lubasid alles jätta, või 500,000. Nad ise avalikult teevad videoid, räägivad sellest, et näed, minu eesmärk on hävitada ja läbi vaktsiinide saaks seda teha, on ju, läheb paar aastat mööda, hakkavad neid vaktsiine tegema, inimesed kõik jooksevad, jee! Ja minu jaoks oli ka natuke šokeeriv, kui see vaktsineerimisbuss tuli keskturu juurde ja siis inimesed võtsid kohe putt järjekorda, ma ütlesin, et jumal hoidku, et sellel ajal juba selle koleda haiguse aeg esimesel kuskil nädal mul vist kulus selleks, et nagu aru saada, mis tegelikult toimub ja siis mul rohkem küsimusi ei olnud seal. Aga see kõik oli tegelikult internetis saadaval. Juba sellel ajal, alguses kohe. Enne seda algust juba ju tehti need kõik videod ja näidised, et mis meil nüüd plaanis on, mängiti kõik asjad läbi seal ja siis tehtigi ära, on ju. Ja start oli ju aastal 2013. Juba alustati selle nii-öelda planeerimisega, viiruste väljatöötamisega erinevates laborites seal ja nii. Ma isegi kuulsin, et lausa aastal 2001 oli nagu see, kus seal hakati seda nagu laboris välja töötama. Kes teab, jah. Võib-olla ongi... Minu meelest see viirus vist avastati 54. või 57. Aga ta oli olemas ja teda modifitseeriti. Aga igapäevaselt siis sina praegusel hetkel tegeled nende parasiitidega ikkagi? Ja ma kirjutan nad üle, nad muutuvad jumalikeks olenditeks. Ja siis ma hindan nagu oma töö kvaliteeti näiteks sellega. Praegust on mul on küll kaitsed ümber ja olen sunnitud ma tegin omale ajakaitse ja see võrdub nagu sellega näiteks, kui laev kohale tuleb, siis ta sõidab nagu keeli sisse, ta ei jõua eriti kuskile.
ja siis ma... Ajakaitse. Ja see on tihendatud aeg. Aha. Nagu meil aeg... filmides näidatakse, et maa peal on mingi mitukümmend aastat ja kosmoses on see ainult paar minutit või? Et kuidas see aeg üldse nagu, kui sa käid seal rändamas või nii, et aega tegelikult ju väidetakse, et ei ole olemas, on ju? Ja meil on aeg olemas ja aeg on samasugune distsipliin jällegi meile välja mõeldud. Et me kiirustaks kogu aeg kuskile. Et me oleksime sellised tublid mutrikesed õigel ajal tööle, õigel ajal koju, õigel ajal seriaali vaatama ja nii edasi. Aga jah, praegust ma olen teinud sellist ajakaitset ja see on raadiuses seal mingi 7 kilomeetrit. Et sinna päris emalaevad ei ründa, aga niisugused suuremad laevad jäävad ikka sinna kinni. Ja siis ma võtan kätte ja kirjutan üle ja see laev, ütleme, kui on tegu elusolendiga, siis see elusolend muutub esialgu selliseks, kuidas ma ütleksin, päkapikulaadseks tooteks, kelle IQ on kuskil teletupsu tasemel. ja siis nendega ei ole nagu midagi rääkida. Ükskord ma kogemata kirjutasin üle ühe juhtimiskeskuse siis humanoidid seal ja mõtlesin, et vara tegin, tahtsin veel midagi küsida. Juba läinud kõik. Ja mis sa siis teed, kui need teletupsud seal valmis on? Ei, siis nad ongi jumalikud olendid. Võib-olla nad pärastpoole natukene toibuvad ja siis jäävad lihtsalt kuskile hõljuma. Jah, kuskil nad on. Seal ma ei ole nende käekäigu üle väga muret tundnud, eks ju. Aga see on muidugi iga parasiidi jõudusunenägu muutuda jumalikuks olendiks, eks ju. Ja siis need asjad, robotid näiteks, kes ei ole füüsilises kujus, nemad muutuvad lihtsalt selliseks kuubikuteks, ehk siis täiesti kasutamiskõlbmatud. Nende laevad muutuvad sellisteks ja lähen siis üles mööda, keegi ju andis neile käsu, nemad on ju viimase astme töötajad, eks ju kõige madalamal, kes siis saadetakse kuskile ründama kedagi ja nii edasi. Ja siis lähen mööda käsuliini üles, kirjutan üle kõikide nende käsuliini juhtide rassid. Terved rassid kirjutan üle. Terved rassid. Ja, kosmoses, universumi piires. Ja neid vist on ikka meeletult seal, jah? Ja need on kõvasti, jah. Ja siis ma jälle kogen rünnakut, ma tean, ma olen õigel teel. Füüsiliselt koged seda või? No nad ründavad, jah. See vahest arva on ka juhtunud selline asi, kus rünnak on õnnestunud ja siis tõmmatakse nagu järsult energia välja. Ma tunnen, kuidas hakkab süda pahaks minema. Ma ei söö halba toitu, eks ju. Aga süda hakkab pahaks minema, selline uimasuse tunne ja nii edasi, siis ma saan aru kõik. Ma hakkan kohe delegeerima endale jumalikku valgust, algallikku valgust ja nõuan oma jumaliku tahtega kõik energiat tagasi ja nii edasi. Siis see võtab aega. Füüsiline keha, astraalis on kõik nagu lõbus, aga füüsiline keha tuleb lihtsalt järele, et mul on nagu lohiseb järele. Päev on rikutud, ütleme nii. Et nii see on, jah. Nendest toimetustest saab YouTube'is siis Valguse kanalil veel kuulata, on ja? Jah, seal on viimane... Mitu 100 osa sellest, jah? Jah, mul on seal tegelikult on neid, praegust on 112 oli viimane video, eks ju. Ja siis, kui ma olin kosmiline sõdur, siis oli rohkem sellist nagu tegutsemist ja sõdimist ja nii edasi ja ma olin selline ja siis need minu sõber, keda ma nimetasin surmaks ja minu need abilised 400 tükki, need kahjuks ei saa enam minuga olla koos, sest sageduste vahe on nii suur. Nad olid siis madalamal või? Ja nemad on madalamal sagedusel, nad ei kannata lihtsalt välja, et ma ei saa neid enam appi kutsuda. Ja siis ma läksin üksi edasi, siis ma olin nagu ühe mehe tapamaja selline. Aga kõige huvitavam on see, et mitte kunagi, mitte ühegi operatsiooni juures ma ei ole kunagi tundnud hirmu. Ja siis mul oli üks selline astraalne õpetaja, kes õpetas mulle asju ära tooma kuskilt, kus iganes. Ja siis oli alguses niimoodi, et ta saatis mind kuskil, et mine too ära sealt kuskilt selle planeedi pealt, see on mingi asi sealt,
mina läksin sinna, delegeerisin ennast sinna kohe ja koha peal vaatan, ongi siin, alati oli lõks. Et ma jäin nagu kuskile kinni sinna või mingisugune kiviplaat tuli mulle sahinal peale või niimoodi. Aga kuidagi ma suutsin sealt ennast välja rabeleda ja siis ma sain aru, et ma ei tohiks minna sinna ja seda asja hakata vaatama või kui tore, eks ju. Vaid ma pean selle võtma, minema sinna, mul on 2 sekundit aega, et seda võtta ja ära tulla sealt. Ja tigi. Ma olen seda vahest mõne asja puhul olen kasutanud. Praegusel hetkel ei ole mul seda vajadust tükk aega olnud, aga see oskus on ikkagi jäänud mulle olema ja on olemas. Ühesõnaga, sa käid seal Austraalis siis nagu igapäevaselt toimetamas, jah? Jah. Nii see on, jah. Sellepärast, et neid, keda on vaja üle kirjutada, jagub kogu aeg. On inimesi, kes on kogu aeg haiged, neil on kogu aeg mingi probleem, üks probleem laheneb, kohe tuleb uus, eks ju. See on juba teatud programm, sest meie ka ju, nagu te öelda, ei toitu ainult leivast, eks ju. Keegi tahab magusat, keegi tahab soolast, eks ju. Sellepärast ongi, et tekivad sellised, kuidas ma ütlen, perioodilised haigused, näiteks peavalud, eks ju. Siis see tähendab seda, et keegi korjab selle valuenergia kokku sealt ja kasutab seda mingiks eesmärgiks. Ja on, jah. Et seal tuleb vaadata, mis programm seal on. Need on programmeeritud ja vahest need asjad ju kestavad aastakümneid. Inimesed võtavad valuvaigistid, mis ei toimi, mingid antidepressanti, mis ajavad asja veel hullemaks, eks ju. Ja mitte üksi ei ole mõttetud. Kindlasti kellelgi on mõistlikud võib-olla võtta, et nad ei läheks agressiivseks või ma ei tea, mis iganes. Aga nagu ütleb David Icke oma raamatus, et medikamentidel ei ole mitte kõrvalmõjud, vaid on mõjud. Aha. nii et ka tavalises nohurohus võib seal olla, ma ei tea, mingit peapööritust ja oksendust ja ma ei tea, mida iganes. Aga kas sinu poole inimesed siis nagu pöörduvad ka, et tere, mul on siuke tervisemure, ma tunnen, et mul on mingi parasid küljes, aita? Jah, on küll, jah. Aha. Ja siis teeb ta korda ja ongi korras? Ega ma ei tea ühtegi tervendajat, kes teeks absoluutselt 100% kõik inimesed korda, aga suures plaanis ja inimesed saavad oma energia tagasi, juba sellest hakkab neil parem. Siis võimalusel ma käin vaatan, kes seal toimetas ja kirjutan jälle üle, eks ju, see toimub ka minevikus, ma liigun ajas ringi ja vahest ma kirjutan üle minevikus need asjad. Siis muutub ka tulevik selle inimese jaoks. Ja ma tahtsingi just küsida, et sa oled ju veel rääkinud, et sa oledki täpselt minevikus käinud, ajas rännanud ja mingeid ajaloo sündmusi ise siis pealt uuesti vaatanud, näiteks püramiidide ehitamine. Ja ma väga palju sinnamaani, ma ei ole isegi reisinud. Mind muidugi, kuidas öelda, mul on nagu selge see, et see tsivilisatsioon, kes ehitas püramiidis, ehitas üle meie selle koha, mida me nimetame maaks, igal pool on püramiidid. Igas, ja need on ikkagi energia kas tootmiseks, säilitamiseks või edasi andmiseks. Aga sa käisidki siis konkreetselt seal püramiidide ehitamise juures? Ja. Ei olnud inimesed, kes neid kive tassisid, orjad seal, jah? See on selline, meie ajalugu on ju muudetud äratundmatuseni. Kõik, näiteks väga hea näide on Rooma ajalugu, Vana-Rooma ajalugu. Ma ei tea, mis ajas nad elasid, pakutakse välja, et Vana-Rooma tegelikult oli keskajal. Selles mõttes tõendusmaterjali on ju olemas piisavalt. Tegelikult kõik need sündmused on meile palju lähemal, kui väidetakse. Ja, kindlasti. Sellepärast, et meil on olnud neid kõrget arenenud tsivilisatsioone vist 5 tükki. Keegi kindlasti ütleb, et ei, see on vale number, aga minu teadmine on selline. Ja ma muidugi ei patenteeri selles suhtes absoluutsele tõele, aga minu teadmine on selline. Ja näiteks Vana-Rooma ajalugu, erinevad valitsejad ja kuidas nad seal valitsesid ja niimoodi, okei. Ja Hiinas on samasugune ajalugu. Muidugi nimed on teised. Et kui näiteks Vana-Roomas oli mingi naiskeiser, kes oli julm ja selline
vägivaldne ja nii edasi, siis sama asi Hiinas oli täpselt Hiinas. sama. Jah. Hiinat kui sellist sellel ajal ei olnudki olemas, nii sellisel kujul muidugi. Et kõik, mis meile ajalootunnis õpetatakse, võib ära unustada. Jah, selle võib jah. Hitler ei lasknud endal kuuli pähe. Ei, mitte mingil juhul. Seda sa vist käisid ka vaatamas? Seda ma ei käinud vaatamas, ma lihtsalt, kuidas öelda, natukene uurisin seda, mitte, ma ei ole mingisugune fänn, eks ju, aga ja ei, tema loomulikult on ju kõigil valitsejatel on omad kloonid, eks ju, ja või teisikud, eks ju. Ja siis Hitleril oli tegelikult minu meelest 41 atentaati tehtud, aga kuidagi moodi ta ellu jäi. Võib-olla mõni tapeti ära ka, mõni teisik, eks ju. Praegust on ju, kui minna Moskvasse näiteks, siis Punasel väljakul on seal Stalin, Lenin ja ma ei tea, kes seal veel on nagu sellised karakterid, kellega saad koos pilti teha, raha eest muidugi. Ja siis mul oli üks mingi video, kus nad omavahel kaklesid seal, ma ei tea, kus nad ei olnud adekvaatsed ja midagi seal, mingi rahkeline oli, need andsid lõuga üksteisele julmalt. Aga seda, kuidas selle nimi on, võimalik vaid Venemaal. Ja aga jah, sellised maskeeritud tüübid või sellised nagu nad on täiesti sarnased, seal on piip, on Stalinil seal suus ja nii edasi. Et nii on. Ja neid ei ole seal üks, vaid neid on seal rohkem. Väga põnev. Aga jah, selles mõttes kõigil on olnud need nii-öelda teisikud ja üks inimene, kes töötas vanalinnas Tallinnas, ütles, et tema on näinud 3 Jürit. 3 Jürit? Mis see tähendab? No, Jüri Ratas. Ahaa, jah. Ma mõtlesin ikkagi, et nagu kuskil kõrgemal tasemel seda tehakse, et aga juba nagu siuksed väiksed käpiknukud ka. Ma ei tea, võib-olla need ongi, ma mäletan kunagi ma ostsin telelehe, ma ei mäleta, see oli tõesti 90. alguses, see oli venekeelne teleleht, kus oli seal esikaane peal oli praktiliselt minu nägu inimene. Täpselt, väiksed nüansid olid, aga kui sa nagu koos ei näe, siis sa võid rahulikult võtta näiteks üks ühele nagu teise inimese pähe. Ma olen üksik, ma ei ole kaksikud, ei ole. Mul ei ole teist venda, sellist kaksikvenda, aga see oli täiesti minu nägu, jah. Ainuke vahe oli see, et tal olid prillid ees. Minul sellel ajal prille ei olnud. Nüüd on? Nüüd on, jah. Ma ei ole seda kunagi rohkem näinud, aga kes teab. Et selline olukord, jah, selle Hitleriga. Aga igal juhul miks Hitlerit ei vahistatud, kuigi ta saadi kätte. Kus ta kätte saadi nagu siis seal, kui ta... Ameeriklased püüdsid ta kinni, aga lasid uuesti lahti. Lõuna-Ameerikasse vist põgenes siis? Ja ta põgenes, jah. Seal oli nüüd suur kogukond ja siis ma ei mäleta, mis koht seal oli, aga okei, see ei olegi nii tähtis. Ja seal olid siis paljud need sõjakorjategijad nii-öelda, kes pääsesid, elasid seal rahulikult pikka aega. Iisraeli salaluure teki neile sinna mingid rünnakuid, otsis osa ülesse, tapsid ära osad seal ja nii edasi. Osa vist viidi isegi kohtu ette, ma ei tea, miks mõtted sellel oli, eks ju, raisata riigi rahas üks asja peale. Aga ja tema elas jah kõrge eani välja. Ja siis... Ta võeti siis kinni ja lasti ikkagi vabadusse. Ja ta lasti vabadusse, sellepärast, et Ameerika ju nii-öelda sai suurriigiks pärast teist maailmasõda, kuna nii Vene sõdurid kui ka Ameerika sõdurid või Saksa sõdurid sõid ju Ameerika konserve ja sõid Ameerika šokolaadi. Kõigil oli abi vaja, eks. Aga siis Ameerika küsis ju tagasi tribuuti, seda mitte tribuuti, aga küsis nagu seda veoautosid, kuskil oli pikk kirjeldus nimekirjast palju, mingid 100 000 üksused igasugused, mis sinna üle läksid. Ja näiteks
ma ei tea, mis ajani maksti siis Ameerikale Venemaa poolt tohutud summasid. Pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist oli sama olukord, kus Venemaa justkui kaotas külma sõja. Ameeriklastel oli isegi mingisugune auraha. Jagati kellegile, kes siis osalesid külma sõja võitmises, siis oli niisugune auraha kohe olemas ja Venemaa maksis, ma ei mäleta palju, no igatahes tohutuid summasid vist 20 aastat või. Aha. Et see oligi see, ma ei tea, kuidas seal praegast on, aga tal see SKP on nagu, oli sellel ajal hästi madal, vist madalam kui ühel Aafrika riigil, eks ju. et seal ei olnud nagu väga lõbus olla selles mõttes, aga praegu me vaatame rõõmsalt siis nii-öelda tulevikku, lootusrikkalt, kuigi praegusel hetkel on vähemalt meie olukord ei ole kiita siin Eestis, eks ju, ja meid jätkuvalt hirmutatakse erinevate asjadega, jätkuvalt meid püütakse nagu rivist välja lüüa, aga me peame nagu nii vastu sellele ja tulevik kui selline, noh, ma ei oska öelda, ei oska kinnitada ega ka nii-öelda ümber lükata jah, et ikkagi kuskil 30-ndatel siis läheb ilusti, hakkab minema. 2030. Muidugi, jah, aga muidugi minu isiklik arvamus on selline, et stardipauguks saab ikkagi Kesara. Jah, seda ma olen kuulnud. Kesara, Nesara, mis see täpsemalt on? Üks on siis globaalne selline raha kinnitamine kulla külge, teine on siis lokaalne. Ameerikas siis. Ameerikas, jah. Ameerika näitab meile praegust teed ette ja Trumpil on ju 4 aastat, eks ju. Nüüd on tal esimene aasta, et ta on seal korralikult pööranud. Paljud räägivad, et Trump on valgustöötaja. On või ei ole? No vaata. Üks pool räägib, et on, teised ütlevad, et ei, täitsa vale info. Kui sa saad Ameerika presidendiks, siis sa ei saa olla nagu kiriku kooripoiss, eks ju. Sa oled lubanud kellegile midagi, täita mingisuguseid asju, mingisuguseid muutuseid, ühesõnaga. Ja ka Trump, ta on ju ärimees tegelikult, eks ju, ja ta püüab praegu viia sisse nii-öelda ärimudelit, mis temal kasutuses on. Et sellest on palju pahandust, osad ütlevad, see on suur jama kõik, teised ütlevad, see on väga tore, eks ju, aga on veel 2 Trumpi on ju olemas. Ainult, jah. Üks Trump on see, kes on siis nii-öelda päris ja teine on siis Asari maffia Trump, kes räägib kõike juttu, mida Asari maffia tal käsib rääkida, eks ju. No nagu Biden, eks ju, kes oli ju näitleja. Neid oli ka ainult 2 või? Bideneid või? Ma ei tea, üks tapeti ära igatahes. Lasti maha. Juba. Originaal Biden ju suri ära enne, kui ta valiti üldse presidendiks. Putini kohta räägitakse ka, et ta juba seal mingi aastal, ma ei tea, mis 2000 juba 14 suri ära ja nüüd on kloonid. Ütleme nii, jah, et ta lahkus meie juurest. Teda aidati kaasa kindlasti selles. Ja samamoodi, jah. Aga kas ta on nüüd valgustöötaja, seda ma ei oska kinnitada, et ta oleks seda valgustöötaja. Ta on nagu, ütleme nii, et ta on pigem selle paremate pool. Meil on valida siis Asari maffia, kes orjastab meid igal juhul esimesel võimalusel, eks ju, alates digitaalvaluutast, see on ju ka nende projekt kõik. Ja kahju on näha noori inimesi, kes lihtsalt suhtuvad sellesse, kui tore, muidugi ei peagi enam raha kaasas vedama, saab telefoniga maksta, mingit kaarte ei ole vaja, super, eks ju. Aga samal ajal on see taga ju totaalne kontroll. Ja see algab jah, nende, ütleme nii, et meie nagu nii-öelda valguse poole pealt algab võib-olla Kesara, kus siis valuutad tagatakse väärismetallide või muude maavarade või mingi muude asjadega. Tavainimese jaoks see tähendabki siis seda, et raha kaob ära sellisel kujul, nagu ta meil praegu on? Ei, raha ei kao ära. Raha muutub praegust ju ka eurot trükitakse ju 24/7 ju.
see tekitab devalveerimist ja raha odavneb kogu aeg, eks. Meil on ju inflatsioon vist mingi 20% või rohkem. Sellepärast on, et kõik asjad lähevad kalliks, peale surutakse veel hulka makse ja nii edasi. Et meie süstemaatiline vaesustamine toimub praegust. Aga kui sul on taga kullal, näiteks kulla väärtus, mis oli kuni vist 67. aastani või midagi sinna kanti, siis, või isegi varem vist, see oli George Bush vanem vist, kes selle likvideeris selle süsteemi ja siis pandi trükikojad kohe käima ruttu. Et tegelikult on nii, et vastupidi, kõik stabiliseerub, sest sa ei saa toota rohkem raha, kui sul on nagu tagatist. See ongi asja idee. Ma ei ole muidugi mingi finantsinimene, aga niimoodi see on. Aga muidugi Kesaara ei ole mitte üksi rahareform, vaid see on ka näiteks nagu juba praegust Poolas ja vist oli ka Saksamaal ja kuskil oli suur tabel, kui palju on käibemaks toiduainetel näiteks erinevates Euroopa riikides, siis meil on ta seal üks kõrgemaid jälle. Me oleme ju 5 rikkama riigi hulgas ka. Siin ei ole häbeneda midagi. Nagu ütleb Lauri Jürgenson, ärge vinguge vaeseks ennast. Need artikleid on tore lugeda seal. Facebookis on. Nii, siis sinna lisandub igasuguseid, muidugi mitte korraga jällegi kõik, sest inimesed lähevad pöördes ja ei saa aru, mis toimub ja osad lähevad sellega kaasa, osa ei saa üldse aru, mis toimub. Aga nii on alati olnud ja see pikka mööda hakkavad need muutused toimuma. Meil idee poolest peaks ära kaduma igasugused energeetikaarved, elekter, vesi, küte. Tuleb vaba energia tuleb vaba energia, jah, tuleb. Sellest me pääsu ei ole. Pääs, praegust on pääs sellest higiseks võtab, eks ju. Ja selles mõttes, jah, see on nagu see punkt, kust me oleme nagu praegust nagu selles muda sees, et me hakkame sealt muda seest vaikselt hakkame välja tulema. See on nagu minu arvamus. Tagasi sinna alla minema. Kui mõelda nii, et... Jah, kui Asaarimafia võidaks mingil juhul, mingil moel, ma ei tea, tähendab, kuidas see võiks toimuda. Muidugi ma ei taha alahinnata praegust vaenlast, aga tal on veel nagu, ütleme, tavainimese seisukohast on tal veel tohutud ressursid käes, eks ju, aga nende seisukohast nad üsna vaeseks jäänud, nad ju kulutavad miljardeid seal. Ja aga on näha nende sellist, kuidas öelda, allakäiku erinevatel tasemetel. Ja loomulikult valged baretid ka püüavad kinni nende igasuguseid kontaktisikuid rohkem kõrgemal tasemel, sest neile on väidetavalt kuskil, palju neil oli seal mingi 200 000 kindlasti, igasuguseid kaasajooksikuid, igasuguseid toetajaid ja nii edasi. Aga üritatakse võtta kinni neid suuremaid. Et siis kala hakkab mädanema peast, eks ju. Et siis see pea maha võtta ja siis ongi üsna rahulik. Sul jutt pooleli nüüd, vaata, kui nüüd need Kesaarad, Nesaarad meil siin tulevad, mis see tavainimese jaoks tähendab? Ei ole enam elektriarveid? Tavainimese jaoks tähendab seda, et nagu ka meil praegu reklaamitakse, et kui maksud tõusevad, jääb raha rohkem kätte. Ma ei tea, kus saunaruumis siuke loosung välja mõeldi, eks ju. Aga tegelikult siis, kui tuleb, kui see, võtad ideoloogiliselt, kui need arved jäävad kõik sulle alles, siis sul jääbki raha rohkem kätte. Siis on toiduainetelt, esmatarbekaupadelt peaks ära kaduma üldse igasugune käibemaks. Siis, ütleme, see läheb nagu etapiliselt ja pärastpoole, kui meil juba uus maa tuleb, eks ju, siis seal on üldse tekib olukord, kus sa võid tööle minna või sa ei pruugi tööle minna. Kuidas sa tahad üldse? Riik maksab palka? Ja sa oled varustatud eluasemega, riietega, toiduga ja ma arvan, et kogu selle, kuidas öelda, selle monetaarse ühiskonna lõpetabki meile
siis replikaatorite tulek. Replikaatorite Jah, tulek. replikaatorid on sellised nagu printeri taolised, no mitte väike printer, ütleme selline suurem laserprinter näiteks, mingi võib-olla 50x60x50, midagi taolist. Ja see on nagu igas kodus. Aha. Sealt sa saad välja printida kõik toidu, mis sul vaja on, riideid, kingi. Tahan pastat, vajutan nuppu ja tuleb. Jah, Riided. sa annad käsu. Aha. Et vanematel mudelitel oli niimoodi, et kui sa tahad banaani, et sa pidid väikse tüki banaani sinna kuskile sisse panema. Praegu seda enam vaja ei ole. Replikaatorid on absoluutselt kõigis kosmoselaevades, kõikides kosmosebaasides. Kõik, mida vaja, siis vajutad nuppu ja saad. Jah. Ja võib-olla sealt ei tule välja näiteks, ma ei tea, mööblit, eks siis, kuna võib-olla tuleb need, võtad ühe jala ja teise jala, siis paned väiksed kruvid kokku. Ja väiksemad asjad siis ühesõnaga. Jah, et tema valmistab asju molekulidest, mis on meie ümber. Ja see on nagu, kuidas öelda, see on vana tehnoloogia, samasugune tehnoloogia, ta muidugi areneb edasi kõik, nagu meil on meditsiinilised voodid, mida meile praegust ei võimaldata, kuigi nad on juba olemas. Ja praegust meile ei võimaldata seda. No vanade pilte peal ka näiteks Tartaaria ajast oli kõik need elektritõukerattad ja asjad, et need kõik on vanad asjad juba ammu olemas ja siis nüüd meile siin näidatakse, et uus asi on ju. Jah. Uuesti avastatud asi äkki. On jah, paljud asjad uuesti avastatud, ka mobiiltelefon ja sülearvutid ja. Ehk et me olime nagu kuskil väga kõrgel, tulime nagu täitsa alla tagasi ja hakkasime uuesti neid asju avastama siis. Ja, teatud maali meil lastakse. Näiteks liiga kõrgel ei tohi ka areneda. Ma ei mäleta, mis aasta see oli. Kuskil 60ndate lõpus võeti nii-öelda kõrgel tasemel vastu otsus, et kogu teadus jääb seisma, välja arvatud elektroonika. Ehk siis mobiiltelefonid, sidevahendid, arvutid, nendele anti nagu roheline tuli, ülejäänud pandi põhimõtteliselt nagu seisma, seal. Ja ma nägin ühte videot sellisest, kus siis olid mehed teinud omale vaba energiaga jalgratta. Seal taga oli suur selline ketas. Ja siis oli vaja ta lihtsalt nagu käima lükata, nagu tõuksiga, eks ju. Annad oo sisse, siis ta sõidab ise. Aga seal ei olnud mingid patareid või mingid akut, eks ju, et ta sõitiski ise. Ja siis see küsis selle nii-öelda autori käest, et kuule, kui kiiresti see sõidab sul. Siis me oleme 170, oleme kätte saanud jalgrattaga. Pagan. Et see oli nagu jah. Aga mõtle nüüd, paned autole 4 sellist ketast alla ja ongi kõik. Kui kiire siis veel see hoog on? Sul ju, sa ei osta ühtegi tilka enam naftat. Rääkides nüüd sellest tulevikust, siis kas seal on ka mingid kriteeriumid, mida inimene peab siis täitma, et ta saaks omal selle printeri koju, et tal oleks siis see nii-öelda kodanikupalk või midagi, et kui sa seda süsti ei tee, siis sa neid asju ei saa. Kui sa seda kiipi panna ei lase, siis sa neid asju ei saa. Või see on nagu võrdselt kõigile ikkagi saadav? Ütleme nii, nendele inimestele, kes seal üle lähevad, ütleme vahepeal toimub üleminek. Kõrgemasse sagedus. Ja me läheme siis 5. dimensiooni, ehk siis meil toimub selline sageduslik üleminek. Räägitaksegi, et nüüd 5 aastat veel ehk et aastaks 2030 peaks nagu see shift olema toimunda. Ma ei tea. Ma ei oska vastata. Tuleviku ennustamine on üldse väga selline libe jää. Tänamatu amet, libe jää, just väga õieti öeldud. Selles mõttes oli ju okei, ma lähen jälle teemast kõrvale. Ehk siis, need, kes tulevad kaasa sinna, ma ei tea, mismoodi see selektsioon käib, igatahes mitte kõik ei lähe sinna, eks ju. Hasari mafia kindlasti ei võeta seda kaasa sinna. Ja siis seal on vabadus teha sul, mida sa tahad, eks ju. Juhul, kui toimub siis ju uue maa ülesehitus. Seal on nagu tööd on nii, et tapab, eks ju. Kui sa tahad, võtad osa. Kui sa ei taha, keegi ei sunni sind. Ja kui sa võtad osa, siis on sul, ma ei tea, mingid, umbes nii, et mingid boonuspunktid saad kuskile, ma ei tea. Ja
sa võid sõita kuhu iganes, ka teistele planeetidele, reisida näiteks. See vabadus on olemas. Ja nagu ka teistel rassidel, neil on standardiseeritud sõidukid, ehk siis nagu meil on sõiduautod, veoautod ja siis mingi raske tehnika, eks ju. Neil on samamoodi, on väiksed laevad, suuremad ja siis on emalaevad ja siis on veel nagu sellised planeedid, mis on ütleme, nagu suuremad kui kuu, eks ju. Liiguvad. Ja väidetavalt üks selline mingi 40 kilomeetrine objekt liigub meie suunas siin kiiresti. Et siin ennustatakse praegust jällegi, et need on loomulikult tulevad neid vallutama, eks ju. See on selline kahtlane ettevõtmine tulla praegusel hetkel vallutama, sellepärast, et meil on Galaktilise Föderatsiooni laevastik on ju üleval. Ja 2000, kas oli 2002 lõpus või 2003 alguses oli meil Marsi läheduses oligi päris kosmiline sõda oli, nagu tähtede sõda, eks ju. No seda räägitakse, et käib võitlus on ju valgus ja pimedus, aga tegelikult kõik see käib nagu seal kosmilisel tasandil. No tulid, kuna 22. aastal olid sunnitud reptiilid meilt lahkuma koos oma hallidega, oma sõpradega. Reptiilid, draakonid ja hallid läksid minema. Ja tuli siis nende ühislaevastik tuli meid uuesti ründama, aga Galaktiline Föderatsioon lõi need tagasi. Kes kaitses siis seda? Kaitses maad, jah. Just. See on ka nii põnev teema, aga seda räägime järgmises osas, kõik need reptiilid ja kosmilised rassid on ju. Järgmine seeria homme õhtul. Kell 7. Olge valvel, on ju. Jaa. Kuskil jäinud jutt veel, ma tahtsin küsida ikkagi, millest me rääkisime. Natuke rääkisime tulevikust. Jah, tulevikust just. Et käivitatakse ikkagi need saarad ja... Jaa, need tulevad. Selles mõttes see on samasugune pikk projekt, ma ei mäleta, mis aastal juba see nagu paika pandi ja ka meie väike vabariik on vist sinna oma allkirja andnud, aga muidugi praegusel hetkel on meie väike vabariik andnud kõik õigused ära Euroliidule, nii et Euroliit loomulikult ei tee seda kunagi. Aga tuleb aeg selline ka veel, kus siis riigijuhid vahetuvad kõik. Astuvad eest ära või need hukatakse. Ja ma täpselt ei tea, millal see on, aga niisugune fakt nagu liigub mitmest allikast, eks ju, et loomulikult ei saa praeguse olukorraga näiteks, me ei saa kasutada meditsiinilisi voodeid, me ei saa nagu kuskil edasi minna, vastupidi, me oleme ju tagasi kogu aeg praegu. Selgita korra, kes ei ole kuulnud midagi sellest medpeetsidest, meditsiinilisest voodist, siis et mis see on? Meditsiiniline voodi on selline, kuidas öelda, elektrooniline seade ja neid on 3 kategooriat. Üks on selline üldtervendav, siis teine on see, kes tegeleb erinevate haigustega. Kolmas on siis see, kes tegeleb juba erinevate raskete haigustega ja taastab ka jäsemed, kellel puudu on, kellel on neerud ära opereeritud, saab tagasi ja viiakse ka siis ajas tagasi inimene. Siis praegust on see piir on 30 aastat. Nooreneb siis. Nooreneb jah, inimesed noorenevad. Aga kapsliga nagu voodi lähed siis. Nad on süksed, kuidas öelda, need on erinevaid. Pilte on ka väga erinevad. Ma kuulen, et 99% on joonistatud. Aga üks süvakosmose programmi osaleja rääkis, kuidas nad jäid Marsi baasis, jäid ilma, üks sõdur jäi jalast ilma ja mingisugune kohalik suur putukas hammustas tal jala otsast ära. Ja siis nad tassisid selle teadvusel oleva sõduri baasi ja panid ta sinna meditsiinilisse voodi peale ja siis, kus tal nagu pilt eest ära läks, sellepärast, et verd oli kaotanud ja nad hoidsidki teda üleval, et ta oleks nagu adekvaatne. Ja siis oli niimoodi, et järgmine hommikul tal oli jalg tagasi ja läks uuesti teenistusse. Nii et tegelikult need on päris pikalt juba siis salaja kasutusel olnud. Jaa, need on igas kosmosejaamas on siuke asi olemas, see ei ole mingi saladus.
ja siis on veel on olemas sellised asjad nagu keelipaak. Keelipaak. Jah, siuke suur, siuke nagu riidekapi suurune asjandus ja seal on sees siis sinakas keel. See on nüüd jällegi tulnud, kui ma ei eksi, oli vist nendelt suurtelt putukatelt see tehnoloogia. Ja seal on siuke asi, et noh, kirjeldati nii, et inimesel pea lõhkes tuli otsast ära. Siis pandi see inimene sinna kõige täiega sisse, ka need tükid, mis veel alles olid, ja siis ta elavnes. Taastus, jah. Et see tundub nagu päris ulmeline. No filmides meil on näidatud ja need suured paagid, kus neid näiteks kloone sees hoitakse. Ja see on teine teema, see on kloonimine. Ja praegust kloonimine käib hoolega. Ja seda me võime ka rääkida järgmine kord. Järgmine teema. Järgmisel õhtul. Sa mainisid korra seda süvakosmose programmi. Jah. Selgita paari sõnaga, mis see on, mis seal tehakse? Seal on süvakosmose programm on nagu praegust vist juba 70 aastat toiminud ja sellest on aktiivselt osa võtnud ka siis esimesed olid muidugi sakslased, kes said füüsilised sakslased? Füüsilised, jah. Need, kes olid siis, läksid Antarktikasse, leidsid sealt reptiilide baasi, siis nad nii-öelda tegid kokkuleppe reptiilidega, et nad hakkavad koostööd tegema ja nad said reptiilide käest esimesed siis nii-öelda laevamootorid, mille nad kinnitasid allveelaevale ja sõitsid selle laevaga vist, kui ma ei eksi, Marsile. Ja nii oli. Aga Marsile muidugi ei ole vaja sõita laevaga, selle saab ka kiiremini sinna kohal. Nii on, jah. Et süvakosmose programm hõlmab väga palju praegu veel. Hõlmab palju inimressurssi. Seal on, ma ei tea, ma pakun välja, et seal on mingi 100, võib-olla isegi rohkem laevu, kes kõik toimetavad erinevad, seal käib kaubandus, seal käib ka aktiivne inimkaubandus ka praegu, et selles mõttes, et orjandus ei ole kunagi olnud aktiivsem, kui praegu on. Praegust võib-olla isegi natukene on tagasi tõmmanud, sest oli mingi aeg, kus rööviti vist, ma ei mäleta, 25 miljonit inimest aastas ja mitte mingisuguseid selliseid. Need ongi siis need inimesed, kes lihtsalt ära jäljatult kaovad. Ja nad kaovad ära, jah, lähevad tööle, ei tule tagasi, eks ju. Ja need ei ole nagu mingisugused sellised mingid parmud, kes lihtsalt kuhugi kraavi magama jäävad, vaid täiesti normaalsed inimesed ja osa siis jah, läheb orjakaubandusse, osa läheb siis neid nagu sunnitakse osalema erinevates programmides, vallutatakse või muudetakse nende tahet seal, osa läheb näiteks osadele reptiilidele toiduks, osa läheb organidoonoriteks, ka lastega tehakse samamoodi. Praegust ametlik statistika on vist oli 8 miljonit last aastas, aga nüüd tegelikult neid on rohkem. Aga võib-olla praegust on juba vähem, ma ei ole, viimast statistikat ei ole saanud kuskilt. Et ikkagi, isegi kui neid on 5 miljonit, siis see on tohutu kahju. Ja samamoodi, jah. Organidoonoriteks ja erinevatesse programmidesse. Lapsed lähevad ju veel ka satanistlikele rituaalidele, kus neid tapetakse seal ja siis pedofiilidele ja adrenogroomi tegemiseks ja jälle järgmine teema, kui süvitsi hakata minema, aga ikkagi see süvakosmose programm. Jah. See on jah, selline hästi suur, hästi mahukas. Ütleme nii, et tegu on siis mingil määral nagu kosmosesõjas erinevate planeetide allutamine on olemas ka teine maa, kus gravitatsioon ja seal on vist, ma ei mäleta, kui palju seal oli, 30 miljonit inimest vist. Meil siin samas päikesesüsteemis või kuskil kaugemal või? Ei, mitte meie päikesesüsteemis, oluliselt kaugemal, sest nemad ju kasutavad ju portaale ja asjad käivad kiiresti. Kuule sõidetakse laevaga. Aga kuult edasi minnakse
kas laevaga või siis portaalist. Portaalist käib siis kähku, jah? Kiiresti, jah. Jah, aga jah, teemasid jagub. Teemasid jagub ja suur aitäh, Toomas, et sa tulid ja jagasid ja siit kindlasti ma usun, et paljudele mõtteainet täna. Mul on tunne, et meid filmitakse. Lähme võtame nüüd rohud ka ära. Muutume jälle normaalseks tagasi. Ja kindlasti arvan, et teemasid on väga palju veel, millest järgmisi osasid teha ja põhjalikumalt rääkida. Ja muidugi siis YouTube'is, sul on ju tegelikult ka seal Antarktika kohta lausa mitu loengut, et keda huvitab, saab minna ja juba kuulata. Minu nime all on seal, ma ei ole tõsi küll sinna uusi asju üles pannud üldse, aga püüan ennast parandada. Iga asi omal ajal. Suur aitäh, et teeme nii.